See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulad, Autotund on tagasi. Stuudios Tarmo Tähepõld Geenius uudiste portaalist ja täna on 2 külalist. On Gert Elmik ja kes on Stello auto tegevjuht ja Risto Egipti, kes on Stellos töökoja meister ja me siin siis enne saadet naersime, et Ferrari projektijuht. Põhjus, miks need 2 meest siin on see, et mind ennast huvitab siuke asi, kuidas teised inimesed töötavad, esiteks, kuidas mingi asi töötab, kuidas töötab üks autotöökoda, ja teiseks, miks Stello, sest et mina olen seal aeg-ajalt käinud ja peaaegu iga kord on seal nurgas või kuskil ühesõnaga töökojas mõni huvitavam auto ja viimasel ajal kuidagi on need kippunud Ferrarid olema. Ja siis mul hakkas lihtsalt eks ma olen seal tõstuki kõrval juttu ka teinud, et kuidas hakkab inimene Ferrarit remontima. Inimene tuleb, toob sulle oma, armsa Ferrari. Ma ei usu, et Eestis väga paljudel mehaanikutel oleks nüüd kogemust, et olen siin 10-15 aastat juba neid Ferrarisid siin ainult remontinud. Pigem vist ei ole, kohe selgub. Ehk siis teemaks see, et kuidas üks töökoda toimib, siis hakatakse niisugune veidra mõte omal üks töökoda teha ja siis hakata sinna sisse võtma Ferrarisid, Maseratisid ja mingid huvitavaid asju veel, mis ma näinud olen. Nii, kõigepealt ilmselt siis rohkem Gerdile, et mina Stelloga saingi rohkem kurssi siis, kui ma ostsin omale selle Alfa Romeo Giulia, et oma vanemate Alfadega ma käisin seal TRK värvides Kalvo juures, aga siis kuskilt jõudis minu kõrva, ilmselt Foorumi või kuskilt kaudu. On tehtud nagu järgmine independent või iseseisev selline töökoda, keskendub Stellantise autodele. Kus tuleb mõte võtta need hästi tohutu populaarsed Alfa Romeod ja muu selline ja hakata neid remontima? Ma mäletan, kiire vastus sellele on, et ma meenutasin tol hetkel, võrdlesin seda kookidega, et kui võtta need Saksa autod, siis see kook on väga suur, aga need jaotatakse väga peenikesteks viiludeks, et neid tegijaid on iga nurga peal. Et siis väga niši valdkond küll, aga kook läheb 8 või 3 tükiks, et ma mäletan, mõtlesin seda nii. Aga tõesti ei võtnud kogu seda Stellantise, kuhu täna kuulub, Peugeot, Citroen, vaid rohkem sellised haruldasemad? Ei, tegelikult mitte, me võtsimegi ta kogu tervikuna, et selle taga oli lihtne matemaatika, et kui me vaatasime, palju oli Alfa Romeosid või Jeepe, palju neid kokku oli, me saime seal numbri X, aga kui me panime kogu selle Stellantise kokku ja me saime aru, et tegelikult väga paljud platvormid kattuvad, autod on väga sarnased, siis me saime selle X korda 5, et numbreid ja potentsiaalseid kliente lihtsalt oli nii palju rohkem, küll aga meie enda taust oli siis tõesti väga tugevalt Alfa Romeo küljes, hiljem siis ka Jeebi küljes ja sellest siis see nii-öelda FCA vana Fiat Chrysleri pool oli meile nagu väga-väga tuttav, aga see PSA pool, Citroen, Opel ja Peugeot olid meile siis natuke uued ja võõrad. Taust selles mõttes te ise töötasite ennem FCA autode remondiga või kust see taust? Jaa, et meie tegelikult tänaseks, ma ütleks, pooled meeskonna liikmed kohtusid tegelikult kunagi Pilot Motorsis. Me kõik olime seal siis töötajad ja Pilot Motors oli tol ajal siis Alfa Romeo esindus. Sealt siis mingi hetk tuli maaletoojalt siis otsus, et edasiseks esinduseks Eestis saab United Motors ja Pilot Motors siis lõpetas tegevuse. United võttis meid kogu meeskonnana üle, kõik teadmised, kõik litsentsid, kõik mehed, või mitte kõik mehed, aga meie 3 siis, kes me ka täna koos oleme, et ja liitusime Unitediga, et kus me siis alustasime selle maja Jeebi ja Alfa Romeo siis kergitamist. Ja mingi hetk siis saite aru, et tahaks enda jaoks teha? Jah, kas just, et tegelikult oli hästi huvitav kompott sinna Unitedisse kokku sattunud, et Itaalia autod
ja siis Saksa autod, et need on nii BMW, eks ju. Just, et United on ju tuntud BMW poolest aastakümneid, kui kõige see nimekam BMW tegija, et ja siis järsku tuli siuke võõras bränd nagu Alfa Romeo majja sisse, et hästi juba eos, ma arvan, väga raske asi, mida seal sümbioosi saada, et ja nii ta paraku ka läks, et ei majas tekkisid võib-olla mõneti lahkhelid, et tehnikute jaoks, kes olid harjunud neid BMW-sid tegema, kus paned arvuti taha ja see kirjutab sulle lõpuni välja, mis sensor vahetada, annab sulle sensori koodi ja põhimõtteliselt vahetab sinu sensori ka veel ära, et siis tulid Alfa Romeo, et kus oli, et open the bonnet, close the bonnet, replay, et kõik oli nii võõras, nii keeruline, et majas sees oli tõesti keeruline seda omaks võtta. Okei, nüüd keegi kuulab ja mõtleb, et on nagu paljud inimesed mõtled, et kurat, ma peaks ühe korra, tahaks kunagi ühte mingit restorani omada või ma teen kindlasti oma kõrtsi. Tundub, et mina teen kõrtsi, mis ka kõrts on ja minul läheb hästi. Kas töökohag, keegi tahab töökoda avada, et nagu jätame kõrval pealt selle finantsilise poole, kas sul, ega selle toitlustus on ka, et oleneb, kui kauaks sul raha põletada on, eks ju. Et kui sul on nagu rikas elukaaslane, kes seda toetab, võib-olla võid mitu aastat pidada, võib-olla saad kohe edukaks, aga ütleme see, ma ütlen siis, tehniline pool, et see on nii. Ruumi leida ilmselt ei ole probleem. Kusjuures tegelikult ületaval kombel on küll probleem. Et sul on vaja väga spetsiifilise kujundusega ruumi või ta peab vastama mingitele nõuetele. Autod võtavad küllaltki palju ruumi, need kõik peavad liikuma niimoodi, et need üksteist ei sega ja sul peab kõige jaoks olema piisavalt ruumi, aga samas mitte liiga palju ruumi. Tegelikult on päris keeruline. Aga see ei ole nii, et pidevalt on mingid töökojad, kes ei tule omadega välja või ei viitsi enam ja siis lihtsalt sa ostad juba valmis töökoja või tegelikult sellist ei olegi nii väga saada, et või te tahtsitegi valge paberi pealt alustada? Mõlemad tegelikult, et on küll neid valmis töökodas, aga need tihtipeale kipuvad olema sellised, ütleme, seal on põhjus, miks see asi ei ole käima läinud, on ju, ja siis töökoda on ka selline, vastab sellele mudelile. Et sinna sisse minna võib juhtuda, et sa kordad seda eelmist äri lihtsalt. Jah, täpselt nagu mingid bufetid on ju, just. Läheb kinni 6 kuuga ja sa vaatad 6 aja pärast on keegi järgmine, kes arvab, et tema saab selle hakka. Täpselt ja teistpidi meil endal oli tegelikult on kogu aeg olnud see kvaliteedi ja korras korrektsuse soov, et me tegelikult tahtsime ka sellist valget puhast ruumi, kus meil on isegi kodulehel on kirjas, et kuhu saab puhta jalanõuga sisse tulla. Et ei pea läbi porilompide plätserdama kuskilt kohal. Okei, aga edasi, üks pead ostma tõstukid, aga võttes just see, et mingid margid, arvestades, nagu sa ütlesid, mingid arvutid pead ikka külge minema, sa pead tarkvarast ostma, et kas sul on mõistlik just nimelt spetsialiseerudes, siis sa pead vähem programme ostma või kogu see sisustus, mingid spetsiaaltööriistad või see ei ole nii hull, et ma lihtsalt kujutan ette, et igal autol on mingi oma komplekt tööriistu, ilma milleta ei saa. No selle vastus on jah ja ei, et spetsialiseeruma kindlasti peaks, et samamoodi hambaarst peab spetsialiseeruma, et kui ta teeks nagu kõike, lõikaks sul juukseid ja teeks sul hambaid, siis mina ei käiks selle hambaarsti juures igaks juuks. Et spetsialiseeruma peab, aga kui süvitsi sa minema pead, see sõltub ilmselt su enda võimekustest ja teadmistest ja ka rahalistest võimekustest, et seal on jah variante, on erinevaid, saab osta selliseid universaalseid näiteks diagnostikaseadmeid ja neid on juba seal 10, kui mitte 100, on ju. Osad nendest universaalsetest on võimelised peegeldama siis ka seda päris tehasarvutit, siis sa pead ostma litsentsi, need litsentsid on väga kallid ja siis ta suudab nii-öelda kirjutada tarkvarasi. Sellest võib-olla Rista võib pärast täpsemalt rääkida, et aga võimalusi spetsialiseeruda on väga palju ja lõppkokkuvõtteks ma ütleks, et raamatu saab igaüks osta, need kõik on saadaval, raha eest sa saab neid osta, eks seda arvutust seal taga, kes see ära tasub, see on ka igaühe enda teha, aga peamiselt on just kõige tähtsam, et see, kes selle raamatuga siis tegeleb, et ta oskab ja saab sellest aru, sest et nagu ma ka enne mainisin siin, et Itaalia need juhendid ongi enam-vähem niimoodi kirjendatud, et tee kapott lahti, vaheta sensori, pane kapott kinni, et kõik vahepealsed asjad, mis seal on, kuidas mingid asjad eest võtta, seal on nii palju puudujääk, et
et kes seda loeb, see lihtsalt peab ise väga siis teemas olema ja väga nii-öelda asjalik ja pädev inimene. Aga Risto, sina oled ka sealt United Motorsi Alfa taustaga või sina tulid? Jaa, et mina olen ka tegelikult sealt, aga mina olen ka tegelikult pilootmotor. Pilot juba ja, et siin ma võib-olla täiendaksin võib-olla natuke Kerti selle spetsialiseerumise alal ja võib-olla selle ettevõtte alustamise poole pealt, et kuna meil oli varasem kogemus nii-öelda Itaalia autodega juba päris pikalt, võib-olla see ettevõtte alustamine ja mõnel määral ka see spetsialiseerumine annab väikse eelise võib-olla või lihtsustab seda ettevõtte käima panemist, ehk siis sul on teadmised, sul on kogemused ja et sa saad nagu nii-öelda töid lihtsamini planeerida ja sa oskad neid teha, et juhul kui tuleb tänavalt, ütleme selline auto või mingisugune sõiduk, millega sa varem kokku puutunud ei ole, eks sa ilmselt saad hakkama sellega, aga sul on kindlasti lihtsam sellega tegeleda, millega sa oled varem pikalt tegelenud. Kui sa oled juba pilootmotorsi ajast, et kui sa oled Alfa ametlikus esinduses, kas keegi õpetab teid siis rohkem, ütleme, et mitte ainult see manuaal, et või see, et bonnet up, bonnet close, et kas see tuleb nagu töö käigus või on kuskilt tehasest mingid käite Itaalias, käisite õppimas ja seal näidati kõik trikid ette või? Ütleme niimoodi, et päris Itaalias me keegi käinudki, et küll olid koolitused, aga koolitused viis läbi siis maaletooja. Leedus oli nii-öelda siis enda nii-öelda tehnilised konsultandid, kes suhtlesid tehasega ja siis nemad viisid siis meile selle koolituse läbi. Ja ütleks, et neid koolitusi pigem ei olnud väga tihedalt. Ehk siis kui tuli mingisugune uus mudel, siis tehti selline pigem võib-olla pealiskaudsem ülevaade sellest. Ja eks hiljem oli see, et sa pidid ikkagi ise tegema, ise õppima, juhul kui tulid mingisugused tehnilised küsimused, ehk siis need saadeti üles edasi. Et siis juhul kui ka, ütleme siis maaletoojad ei osanud vastata, et siis nemad küsisid tehasest juba. Kas olles nagu öelda independent töökoda ja olles olnud ka tavalises töökojas, kas on mingid asjad, mida tõesti ongi nagu, või mida tavalises vaid siis ametlikus töökojas, mingid ligipääsud mingile datale, mingite programmidele, mis on ainult esindusel ja teie peategi siis kuidagi saama mingite kolmanda osapoolte lahendustega või tegelikult ei ole sellist? Tegelikult ei ole, et see on võimalik ka jälle soetada, aga need litsentsid on väga-väga kallid, et selleks, et see toimiks, on sul vaja siis teatud arv kliente, kes siis on just siis selle ühe margi otsas, sest iga litsents on eraldi müüdav, et mis on Jeebile ei kattu Alfaga, mis on Alfale ei kattu Peugeot'ga ja nii edasi. Kuigi isegi paljud autod jagavad mootoreid, eks ju, tehnoloogiliselt hästi palju on sama, just, aga see on selle Stellantis grupi nii-öelda miinuspool, et kuigi ta on üks suur grupp, siis nii-öelda independent või sõltumatule teenindusele ei ole olemas sellist ühtset portaali, kus sa ostad ühe litsentsi ja käid ja vaatad kõike ja teed ja toimetad, et Stellantisel see miinus on. Millal tasutasite või nii-öelda uksed lahti tegite? Peaks olema nüüd vist 6 aasta saab kohe täis, Ühesõnaga siis tulid, mõtlesid, hakkan, teen oma töökoja, ma ei tea nüüd pea mingi 6 aastat, aga mis sellest siis nagu välja on kasvanud või mida sa täna teeksid teistmoodi või sa oledki rahul selle asjaga, mis ta on valmis saanud, see töökoda seal Kassi tänaval? Minnes algusesse, siis tegelikult meil on uskumatult hästi läinud, et midagi teistmoodi ma ei teeks. See kõik on olnud küll üpriski keeruline ja raske, et see ei ole päris ka lapsemäng, aga see on kõik ennast ära tasunud ja kuidagi me õigeid uksi avasime, saime nii-öelda ilusti toimima ennast. Et mis meil tänaseks siis on meil on eraldi teenindus siis, kus on igapäevane hooldus ja remont selline siis Stellantis grupi autodele pluss siis Volvo. Ja eraldi siis on meil see projekti osa, kus siis valdav enamus on küll Ferraril üles ehitatud, aga kätt ette ei pane ühelegi ka teisele siis projekti autole, mis meil endal silmad põlema lööb.
ja siis viimased 1,5 aastat oleme me tegelenud ka auto müügiga, et sellest aastast küll on äriplaan siin natukene muutunud, et keskendume rohkem siis inimesele siis auto toomisele. Hetkel meil on koduleht just arenduses, mis siin ilmselt järgmise kuu jooksul peaks valmis saama, mille sisu siis hakkab olema niimoodi, et inimene valib endale Euroopast sobiva sõiduki, paneb sealt, kopeerib lingi meie kodulehele, sealt jooksevad kogu siis arvutuskäik jookseb tal kiirelt automaatselt lahti, ta näeb ära palju transport on, palju muud kulud on, tal on väga selge ülevaade kõikide kuludega, mis seal kaasneb ja selle kalkulaatori alla tuleb siis tegelikult kohe ka liisingu taotlusvõimalus, et määrab ära oma siis sissemakseprotsendid, perioodid ja muu sellise ja meie siis sealt võtame juba asja üle, et suhtleme pankadega, täidame ära need liisingu vormid ja kui tuleb positiivne vastus, siis toome selle auto kohe siis kliendile kätte ja oleme siis ka valmis võtma kliendi praeguse käesoleva sõiduki sissemakseks, et selle me siis lahutame uue sõiduki hinnast maha. Selliste toomisteenuste puhul on olnud see ka varasemalt, et kas kuna sul on töökoda ja teadmine, et sa tood selle kohale, et kas sa saad nagu vaatad üle, kas mingi garantiiga saab, sest meil on alati välismaalt see on ostmine, et ma ei saa teha ju ostueelset ülevaatust, ma teeks ostujärgse, aga mis mul siis enam nutta? Just, et kuna meil on see teeninduse pool juba aastaid töötanud, et meil on tegelikult ka partnerid, kes suudavad siis autotehase garantiid pikendada kuni 3 aastaks, et saab siis autoga täiesti muretult garantiisse väga mõistliku hinna eest, lisaks on seda garantiid võimalik ka juba liisingu hinda sisse panna, et tihtipeale siis liisingu kuumakse suureneb sellest selline 20 eurot ja väga muretu elu. Okei. Et üks asi veel, et tegelikult meil on ka olemas nüüd keretööde pool, kus me siis... Just kunagi ma käisin siis nagu ei olnud või lihtsalt ei olnud seal koha peal? Just, et me oleme tegelikult ka Eesti siis liikluskindlustuse seltsi ametlik tunnustatud partner, et teeme kõiki liikluskahjusid, kaskotöid ja siis ka eraldi tellimustöid avarii korral. Okei. No ühest töökojast on ikka päris suur business juba välja kasvanud. Jah, et ta küll on natuke teistpidi alanud kui üldiselt, et tavaliselt hakatakse auto müügist, siis see auto läheb katkist, ta vajab remonti ja ta kipub niipidi minema, siis me alustasime remondist, siis tulid ülejäänud järgi, et meil on ta natuke teistpidi, jah. Okei, no jah, selles mõttes nagu ütleme see kasutatud või üldse autoturg hetkel otseselt ei buumi, eks ju, aga samas jah, kui inimene juba ise on seal välja otsinud, tahab seda autot, et siis ta ei ole nagu, siis ta järelikult tahab seda autot, mitte te ei too nagu omal platsi peale 20 autot valmis, et... Jah, meil on selline 5-10 autot on tegelikult ka regulaarselt koha peal olemas, aga pigem me oleme näinud jah seda, et tänapäeval inimene eelistab ise valida, talle meeldib igal ühel oma mingi konkreetne velg, värv, iste, seda varustusastet saab nii palju kombineerida, et tunduvalt mõistlikum tundub anda nagu see pool kliendile ja meie oleme siis lihtsalt see, kes võimaldab selle auto otse siis liisingusse välismaalt tuua, mida tihtipeale inimene ka väga otsib ja soovib. Ma tean, me saate seal pärastpoole räägime Ferraridest, nende remontimist, mis on ka teil, eks ju, ise mainisid ka seal projektikate pool, aga kui ma tahaks nüüd Ferrarit mul osta, mul rahad kõik sellist, kas te julgete seda ka aidata mul vahendada või vähemalt nõustada, et ma ei tooks omale kuskilt, ma ei tea, Floridas uppunud või juba 2 korda üle kaela käinud mingit autot või te oskate, kas sellist ma ei oska nüüd, kas see nüüd just eraldi äriplaan on, aga nagu julgeksite nõu kandama? Jaa, kindlasti, et tegelikult kogu see meie teenustasu või see vahendustasu seisnebki selles suures pildis, et meie tagame, et sa saad endale korrektse kvaliteetse korraliku sõiduki, et ei pane kätt ette siin ühelegi automargile või mudelile, et kui on soov Ferrarit, siis miks ka mitte, need tegelikult on ju meile tuttavad, et
no just tundubki, see on selline turg, mida natukene ilmselt peab teadma, sa pead oskama neid veakohti näha, sa pead olema kursis sellega, et need autod, mis juba on Eestisse toodud, kas siis teie juurde jõudnud või olete kuulnud, mis need vead näiteks võivad olla, et neid siis ennetada või lihtsalt teadlik olla, eks ju. Absoluutselt. Ma ise küll ütleme, et kui mul praegu oleks nagu ootamatu loto võita, nii mina hakkan nüüd Ferrarit ostma, päris keeruline oleks, et ma olen hästi palju, eks ju, lugenud ja teinud uudist nende kohta, aga kui reaalne see koht, kus need kuulutused on ees, et kas ma võtan selle või selle, ma tahaks ikka kellegi arvamust veel kuulda. Ei, absoluutselt, kindlasti. Ja taustatöö tulebki ka teha. Aga miks Volvo? Miks Volvo? Volvo tuli tegelikult sellepärast, et hetkel on siin automüügis eriti kriitiline aeg. Tõsi, pole kuulnudki. Ja siis see väljendub eriti tugevalt veel Stellantis grupile, kes nagu niigi on olnud tagajalal terve aeg, et nemad said siis nii-öelda, need on juba pikale natuke. Ja see siis tähendab seda, et meil ei tule väga peale uusi EP, uusi alfasi asju, milles me oleme nagu kõige tugevamad olnud kõik need aastad. Ja me ei taha ka oma selle kvaliteedi asjaga kukkuda kuskile mudaliigasse, kus me siis remondime autosid aastast 2002, et me ikkagi katsume olla tehnoloogiatega kursis, olla tänapäevas, tahame remontida tänapäevasid autosid ja lihtsalt kui me vaatame praegu turul ringi, siis me pidime tegema mingisuguse tagavara või kõrvalkäigu, mis algselt tegelikult oligi testkäik, aga tänaseks on niimoodi, et valdav enamus kõnedest on Volvod. Jah, mulle meeldiks küll mõelda, et hakkasite selle pärast, et ma ostsin Volvos, ma vahetasin oma Alfa välja, siis mul oli mingi pisik asi oli, mõtlesin, et alati ütleme seda, et sul peab olema oma, et hea auto omamiskogemus on see, kui sul oma töökoda, mitte oma töökoda, vaid nii-öelda ihutöökoda, kuhu sa lähed, kas juba see, et esiteks su auto ajalugu on seal olemas, nad teavad, mida nad tegid enne, mida pärast, aga ka see, et tõenäoliselt äkki ei tehta sikku või kuidagi käitutakse sinuga natuke paremini. Läksin oma Volvoga ka sinna, siis jaa, me alustasime just Volvoga ka, mõtlesin, super. Kuigi mul on see 2006 aasta, et see ikkagi see nii-öelda vana, aga saate hakkama küll. Nii, okei, Volvo. Mis tähendab, et te siis hakkasite üle ostma, sest sa võid tarkvara ja õiged mutrivõtmed osta, aga tegelikult sa pead leidma ilmselt need 1, 2, 3 Volvo spetsialisti mõnest teisest ettevõttest või on see, et mõte juba töötab sul. Absoluutselt. Või on see, et saad ise alustada juba. Täpselt nii ta ongi. Või on lihtsalt Risto pidi istuma 2 nädalat, lugema läbi kõik V90 ja XC90 manuaalid ja... Ma arvan, Risto oleks kohe varsti selle lahkumise avalduse. Et ei, ikkagi nii pidi on, et tuleb võtta see teadmine kuskilt mujalt enda kaasa. Et siin on et nõustun Gerdiga, et ütleme nii, et läks selliselt, et meiega liitus üks tehnik, kes siis tuli tegelikult Volvo esindusest. Ehk siis päris niimoodi ikka ei ole, et me otsustame, et võtame nüüd selle margi, hakkame nüüd tegema ja hakkame kuskilt nullist minema. Et see nõuab päris suurt pingutust ja see nii-öelda ressursi maht, mis sinna suunata, et seda nii-öelda kohe paugust üles töötada. Et see on päris suur, et lihtsam on kaasata keegi, kes on juba varem kokku puutunud ja nii-öelda siis selle meeskonda nii-öelda laiali jagada seda. Et niimoodi ta praegu meil on läinud ja eks me nii-öelda selle poolega töötame edasi, et edasi areneda. Kui palju, kuna mul endal see väljend on, käed on tagaosast välja kasvanud, ma ise ei remondi autot. Eestis sellepärast mul puuduvad nagu vahendid, mul ei ole garaažid, tõstukid, hoovis peaks tegema. Ma täna hommikul pidin vanemat autol akut vahetama maal -19 kraadi. Mul oli sõrmed küljest ära kukkuma, nii et umbes Eestis pool aastat ei saagi midagi teha õues. Okei. Aga kui palju sellisest ühest autost, ma tahaks lihtsalt nagu spetsialisti. Sa ei ole küll Volvo spetsialist, aga kui näiteks sul tuleb see Volvo ja seal on vahetada, ma ei tea, veermikus, mingid puksid, mingid piduri asja. Kas see on selline asi, mille sa vaatad sinna peale, võtad selle ratta ära, kuule ma teen ära. Või isegi sellist asja sa peaksid ennem tegelikult, et sinul läheks selleks mitu tundi rohkem kui sellel tüübil, kes neid asju teeb iga päev?
kui lihtne või keeruline üks tänapäeval selline auto? Ütleme, et kui me läheme selle veermiku ja piduri osa poole peale. No just, et kui see ei tule arvutit külge panna, kõik on nähtav. No, ütleme nii, et tänapäeval juba tuleb arvuti sinna ka piduritöödel külge panna, aga ütleme see veermiku osa, piduri osa, et see on pigem kõige lihtsam nii-öelda sõlm või auto puhul, et seal ei pea tõesti väga mõtlema. See võib olla kindlasti on seal mingid pisi nüansid, et kuidas keegi teeb midagi kiiremini. Tegelikult kui me võtame tehase juhendini, et seal tegelikult võib olla kirjelduses niimoodi, et sa pead peaaegu osa mingisuguse käänmiku kõik asjad lahti võtma, et sealt mingisuguse arniiri näiteks kätte saada. Aga tegelikult ka seal on väike siuke nõks, et kuidas seda saab ilma, et see ütleme, kui sa oled neid varem juba pikalt teinud, siis need nõksud tulevad välja ja ütleme, et selle veermiku ja sellise töö puhul väga vahet, ma arvan, et ei ole. Et kui sul on juba varasem nii-öelda tehniku kogemus, selline ütleme umbes 10 aastat, et seal see väga rolli mängi, et kas sul tuleb mingisugune teine mark, siis seal sa pigem ütled, et davai, et ma teen ära. Kas oskate öelda ka, miks meile kõigile see Volvo meeldib või miks, see ongi, ma olen lõputu turg Eestis Volvo, kus igast asju tehakse, vaatad kasutatud autode müügitabeleid, jah, PEM on seal kõige kõrgemal ja põhimõtteliselt varsti ongi kohe Volvo. Et kas teda, ma ei ole pidanud eriti palju veel sinna midagi panema, on teda kuidagi näiteks odavam pidada kui PEM-i või kõik need 2019 autod praegult, eks ju, teieni hakkad jõudma, mis on Tegelikult aus vastus on, et teda on küll väga palju soodsam ülal pidada võrreldes selliste teiste premium brändidega, sakslased siis põhimõtteliselt, et ja miks ta meile ka meeldib siis inimestele, ma arvan, et see Skandinaavia on nii ära tuntav selles autos, et kui sa sinna istud, see on nagu ubane, mina alati ütlen, et see meenutab mulle natuke Ikeat kohe, aga kohe kodune tunne. Üks küsimus enne, kui me lähme siin nüüd nende natuke teistsuguste autode juurde. Mul praegult tekkis, ma ei hoiatanud teid ette, võite ka mitte või võib-olla ei oskagi. Me lihtsalt kirjutasime siin ilusti ja nüüd teeme uue loo, nii-öelda järelloo, et need pistikhübriidid, mis on ka Volvo puhul ju päris populaarsed, eriti just Rootsis ja nendes riikides, kus on suured maksusoodustused, ehk siis ettevõtetele osteti pigem see pistikhübriid, sest sai hästi odavalt. Paljud ei kasutanud seda nagu pistingut võib-olla mitte kunagi, kasutati valesti, sest firma kütusekaart, et ma võin see 200 kilo akusid kaasas kanda ju ikka, mis vahet seal on, laadida ka ei viitsi. Ja see tähendab seda, et seal võib olla palju probleeme. Ei tarvitse, see on täpselt nagu autodega ikka, mõni sõidab 500 000, mõni 100 000. Aga kuidas teie, see pistikhübriid, oskate öelda, on nii palju juba kogemust, et kuidas need jällegi mingis 200 000, 300 000 sõitnud 6-7 aastat vanad pistikhübriidid, et üldiselt nii palju, kui meil kogemust on, aga see või on keegi tulnud parandama, et ütleb kuule, et ja meil on tegelikult küll, meil oli üks pistikhübriid, mis absoluutselt ei liikunud, see oli XC90, aga need küsimused on nüüd paraku läheks meile siis meie diagnostikule. Okay. Keda me täna siin ei ole. Ei, ma mõtlesin pigem sellise nii-öelda ka autode toojana ja niimoodi, et jah, et sa oled nagu näinud, et mittegi tehniliselt, et kas läheb katki või kas see on nagu asi, mida karta või see on täpselt nagu iga teise auto puhul? Ei, pigem nagu just ei ole karta, et me, nagu ma ütlesin, me oleme ühte näinud. Okay. Et pigem need asjad töötavad väga ilusti ja julgeks soovitada. Okei, see on nagu mõne teise auto puhul, et 100 000 sõidab... Tähendab, 100 000 autot ei juhtu mitte midagi, aga kui ühel juhtub, siis sellest kuulevad foorumites kõik, et kui kellegi mingi autoga midagi juhtus. Giulia quadrifoliod näiteks. Mõndadel on väga hästi nendega. Minul oli ühtegi asja selle autol vaja. Leslie Laasner rääkis ka mulle, millal ma viimati, siis kui tal veel see nüüd on vahetuseks selle rohelise vastu, kui tal see hall oli, viimati nägin teda, ta oli vist 80 000 sõitnud ja tõesti vist oli üks mingi glitch, mis oli vist päriselt olnud probleem. Ja kõik muu oli nagu täiesti muret omamiskogemus. Ja siis lähed loed kuskilt välismaalt, kui seda otsist, et oi, kellel on seisma jäänud ristmiku, seal oli juba, need olid ajakirjanike demo autod, see siuke first pre-produ autod, aga jah, et võib juhtuda, võib ka mitte ja siis hästi
peenelt tegin siin Segway eksootilistesse autodesse. Ehk siis, kui käin seal, seal ehitatakse teil mingid entusiastid ehitavad ka võidusõiduautosid, et võib-olla sinna praegu vist ei lähegi, et see ei ole nagu teie vist pea business, vaid see on lihtsalt see, et kui ma olen näinud seal. Teil mingi huvitav mingi elektri võidusõiduauto oli. Mis asi see oli? See ei olnud tegelikult elektri. Ta ei olnud elektri või? Ma ei lugenud seda, ma googlesin ka, mis asi see oli. See oli nimega Midget. Mitte nii. Nagu see inimene, aga ja jet. Okei, Midget. Olgu, mitte pisike inimene, vaid pisike auto. Et see on selline 2-liitrine toruraamile ehitatud auto, millel on siis lihtsalt, mis tal oli, süsinikkiust, see kere siis peal. Klaasplastist on kere ja toruraami peal põhinev ja tegelikult oli Renault RS-i äkki mootor seal peal. Eks see mingi seeria on nende autod? Jaa, see on tegelikult 2012 aastal Prantsusmaal tehtud seeria ja selle siis seeria mõte ongi hoida asi niivõrd rahakotisõbralik kui võimalik, samas siis pakkudes päris võidusõiduautot. Et me oleme siin aastaid tegelenud kerevõidusõidu autodega, aga need on peamiselt välja näinud niimoodi, et võetakse vana linnamasin ja siis pannakse sinna teised puksid puur sisse ja ütleme, et see nüüd võidusõidu auto, et tegelikult ta ei ole võidusõidu auto. Et see nüüd on päris siis nii-öelda purpose built, et ta on võidusõidu toode. Okei, nii. Selliseid asju on seal nähtud, aga siis olen näinud seal päris palju Ferrarisid. Need, mida mina olen näinud, on sellised nagu alumise otsamad on napilt noorklassikut, seal oli 306, 430, üks 355 oli, on olnud vist 458, et kuidas teil siis, ütleme, kui esimest korda keegi tuli või veerets, kas see oli tuttav või tuli esimene Ferrari teil töökotta või oli keegi varem nendega juba pilotis tegelenud? Just. No ütleme jah niimoodi, et see tegelikult seal piloti majas käis nagu tegelikult selliseid superautosid päris palju läbi. Okay. Ja seal ka sai tegelikult natukene lähemalt katsuda neid ja ütleme esimene kogemus sealt. Aga ega siin nii-öelda selle vaheetapi vahel, et kui see alfa esindus liikus siin käes kätte, et ega siis seda kogemust ei olnud ja kui me selle auto tegime, et siis et esimene auto tegelikult tuli siin meie juurde nii-öelda pilotmotorsist. Et ja niimoodi ta kuidagi sealt edasi kasvas, et ikkagi võib öelda nii, et see läbi tutvuste natukene. No see maailm on üsna väike. Et siin Eesti on üsna väike selles mõttes, et siin korraldatakse neid Drive Estonia evente, et seal tegelikult see seltskond on üpris tillukene ja kui keegi kuskil leiab midagi head, see sõna levib päris kiiresti, et me ise tegelikult ei olnud sel hetkel üldse kuulutanud, me ei olnud kuulutanud või valmis, et meil nüüd mingid Ferrarid ja mingid superautod uksest sisse veerevad, aga nad ise tahtsid tulla. Ja me siin puiklesime aastaid vastu ja siis sellest aastast nüüd me siis leppisime, et olgu, teeme siis. Ja Risto siis ongi selle peal ja Risto sellega tegeleb. Okay. Aga ka juba seal pilotis ma saan aru, et isegi alfaga on see, et mingid asjad sa pead kuskilt ise välja uurima, kõik on selline, ei tule sul juhend 1000 lehekülge. Aga kuidas Ferrariga on, kust sa hakkad, kust sa saad selle teadmise või julguse ja enesekindluse, et see auto seal üldse juppideks hakata võtma või midagi tegema sellega? Ja siin võib minna sinna kooliaeg edasi ja või mainida ka seda, et õnneks meie meeskond on, ütleme 85%, enamus meeskonnast on kõik Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetanud autoinseneri erialal ja see annab päris sellise suure tõuke sinna. Et mitte ei õpetata nii-öelda sellist madala taseme, võib ka öelda niimoodi natuke madalama tasemega auto remontimist, vaid sul on selline suur lai pilt ees, sa tead, kuidas autosid projekteeritakse, kuidas see inseneritöö välja näeb ja see annab päris hea, ütleme sellise eelise, et ja ütleme nende superautode ja just kui siin välja tõime selle Ferrari, et
sa pead mõtlema laialt, sa pead endale need süsteemid selgeks tegema, et kuidas need töötavad. Ja just nagu nende autode puhul on, et seal on, ütleme, tõstetud nii-öelda see, ma ei saa öelda võib-olla see kvaliteet, aga lihtsalt see, et kuidas need autod töötavad, milliseid varuasi seal on kasutatud, et seal on, no ütleme, tänavasõiduk või tänava auto mootor töötab seal kuskil keskmiselt 1500-2500 pööret, aga nende autode pöördevahemik on seal kuni 8000 ja ülesse. Et seal sa pead teadma, et seal varuasi on juba valitult sellise põhimõttega, et need kestaksid seal. Et näiteks laagrid, et laagrite valik, et on seal kas 10 000 või 15 000 pööret, et seal on väga suur vahe, et kui sa paned selle madalama kvaliteediga laagri või mis ei ole nii-öelda reiditud selle tööpiirkonnas töötama, siis ei kestagi seal. Et sa pead nagu kõiki detaile väga täpselt vaatama ja jällegi, et teemist sa pead aru saama. Aga manuaal on olemas. Kui on vaja vahetada, ma ei tea, mootori rihma, kui on vaja või ketti või kui on vaja... Manuaale saab ja ütleme nii, raha eest saab kõike. Et võib-olla sellised, ütleme, 5-aastase vanusega autod, et seal on võib-olla natukene keerulisem saada, aga see vanem ots on seal pigem saab tasuta isegi, seal on erinevad kanalid, kus sa neid saad, on tasulised, tasuta, eks need mingi aja jooksul kujunevad välja ja pigem manuaalid nendele, mida meie siiamaani oleme teinud, on tegelikult olemas. Et tuli ka välja see rihmavahetus, et paljud vahetavad näiteks rihma selliselt, et isegi ma olen näinud nende Ferraride puhul, et on tehtud enda jaoks mingisugused märgid, et sa paned täpselt samamoodi, proovid vähemalt täpselt samamoodi selle sinna tagasi panna. Aga tegelikult see ei ole õige, sellepärast, et Ferrari puhul tuleb näiteks sammasrihma vahetada selliselt, et sa pead mõõtmagi klapi tõusu. Siis sa pead selle nii täpselt selle paika panema, et teha see tolerants siis on, ütleme see selline 0,5 kuni 1 kraadi, et see selle markeri joonega sa ei saa nii täpselt seda paika. No see on ju mingid Ferrarid äkki 355, et ütleme seda ehitades Ferrari kindlasti ei mõelnud esimese asjana sellele, et seda oleks hästi lihtne ja mõnus remontida, võib-olla mille tarbesõiduki puhul see mingi hetk tuleb nagu ikkagi teemaks, et sa ei saa mingeid olulisi andureid teha mootor maha tööks. Ferrari puhul muidugi pisik sportauto, sa ei saagi seal väga palju võib-olla mehaanikule vastu tulla, aga on siis nagu nii hull see, et sa... Pigem on hull, jah. Mul tuleb selle peale kohe Gerdile küsimus, aga... Et näiteks Ferrari puhul suurhooldus tähendab seda, et suurhooldus on siis sammasrihma vahetus, näiteks vahel ka näiteks siduri vahetus, mis ongi tegelikult hooldusvälbaga see siduri töö nii-öelda. Tuleb siis mootor võtta maha koos abiraamiga tagant, et sul ongi kõik tagasild, käigukast, mootor tuleb kõik maha ja siis sa tõstad selle vajadusel, tõstad mootori abiraami pealt maha ja siis tõstad neile pukki ja seal on sul hea ligipääs igale poole tegelikult. Et selliselt see on mõeldud ja ütleme nii, et võib-olla kui esimese autoga, sa ikkagi pead natukene vaatama, analüüsima seda ja enda jaoks kaardistama, et vanemate autode puhul näiteks elektrisüsteem, et seal on niimoodi, et pistikud on kõik ühesugused ühte värvi, et sa võid neid panna nagu risti-rästi sinna, et sa pead mingisuguse ülevaate endale looma, et sa selle pärast ka samamoodi õigesti kokku paned. On seal ette tulnud ka ütleme, itaallaslikust, millel sa ei näe nagu üldse põhjendust, et või peale selle, et keegi kuskil kas mõttes või ei mõelnud üldse või lasi üle või nagu, et sa vaatad, mis teil viga oli, selle oleks saanud teistmoodi teha, aga te otsustasite mitte. Ütleme nii, et tegelikult neid tuleb päris palju ette selliseid hetki, isegi Alfa puhul, et kindlasti oleks saanud lihtsamini, aga eks need insenerid on midagi mõelnud ja võib-olla ka enda jaoks siis neil peab olema mingi eesmärk. Nagu see, et kõik pistikud on ühte värvi. See oli nagu mingi periood võib-olla, et äkki toota oli lihtsam. Et ja mingi hetk nad said aru, et kuulge, et võiks teha teistmoodi. Et kellegi teisel ka oleks elu lihtsam. Aga kuidas, Gert, sinul siis, ma ei tea, kuidas hinnastad, kuidas ütleb, keegi tuleb oma Ferrariga, mul oleks see ja tööd, mis sa arvad, palju see maksta võiks?
no okei, sa võid välja guugeldada, sa saad teada umbes mingi Rootsi hinna, sa saad mingi hinnaklassi, aga sul on nagu, no sa ei saa, sul see tolerants ei ole väga suur, sa ei saa niimoodi, et ütled talle, et umbes nii, ja siis tuleb tegelikult esitad poole suurem arve või siis võtad löögi ise sisse, et noh, kuidas need arvutused tekid? Seal on tegelikult kliendi profiil on nii teistsugune, et kui sa endale juba Ferrari ostad, siis sellepärast me nimetame ka seda osakonda projekti osakonnaks, et seal ei ole tõesti nii, et palju see maksab hooldustega, jah, me võime öelda suht päris täpse numbri, aga hooldusid on pigem harva, pigem need autod tahavad mingisugust upgrade'i, remonti, midagi sinnapoole. Ja nendega tihtipeale kliendi profiil on juba selline, et me ütleme talle lihtsalt ausalt, et näeme, dokumenteerime sulle kõike ja ise me mitte midagi kuskile sisse ei lenda, näe, siin on see ja see ja see ja see ja me lähme kogu aeg jooksusjoones lihtsalt. Et klient on nii-öelda meiega kogu aeg pundis. Kas on mingid, võib-olla isegi võtame laiendatult, nagu seal on ju, ma olen näinud seal Maseratisid, minu arust oli, kas oli mingi Rolls-Royce või vana Jaguar oli, mingi hetk oli sees. Vana Jaguar oli jah, see oli 68. aasta Jaguar, mis sai siis tehniliselt täiesti restaureeritud. On mingi hetk mingit sellist asja ka, et kurat, ma seda tööd ei julge ette võtta või võtad ja siis läheb, nagu lähebki midagi nagu metsa, ma nüüd hakkan numbreid ja summast küsima, aga et sa avastad, et ma ei lugenud ikkagi kõike läbi või ma hakkasin siin rapsima ja nüüd on tulemus selline, et mina ütleks meie poolt pigem ei ole, et meil... Ja isegi mitte kuidagi lohakusest või lihtsalt sellepärast sa ei ole mitte kunagi sellist asja, sellist autot teinud. Eks üllatusi mingi kinnitus murdub ära kuskilt. Ja seda ikka, aga see on paratamatus, see on lihtsalt selle valdkonna eripära, et suletud üksuse sisse paraku keegi ei näe, aga me oleme alati siis katsume olla võimalikult informatiivsed juba eos. Et klient on alati siis ka teadlik sellest, et need asjad võivad tulla, aga pigem meil ei ole ühtegi sellist negatiivset kogemust, kus oleks midagi juhtunud või et mingit asja maksate ise omal pool aastat tagant järgi mõtled, et miks me... Et seda ka õnneks mitte, et meil on ikkagi nii kvaliteet inimesed majas, et pole ühtegi sihukest äpardust olnud tõesti. Nii, üks asi töökojas on, tegelikult see on... paljudes kohtades elus, näiteks ka kodus mingid remonti tehes, et alati ütleb see uus remondimees, ütleb, et issand jumal, kes see siin niimoodi on teinud, nagu miks, eks ju, no kui palju seda autoremondis, ma ei mõtle praegu seda, et keegi on nagu karbid toppinud kaltsu täis ja makrot ja pahtlit, vaid lihtsalt sellist, kas siis oma teadmatusest või sa näed seda lohakust seal, et kas ongi nii, et ühte autot saab parandada nii mitut eri moodi, ja siis üks ja vaatab ja teine, et kurat, no nii täitsa loll. Ja kindlasti saab neid erinevalt remontida, et siin ma võin näiteks tuua ühe meil selle Ferrari 355 Berlinetta, et tegelikult klient tuli meie juurde kaebusega või tuligi hooldusesse ja tahtis lihtsalt hammasrihma vahetada ja teeme uuesti. Ei, sa räägib, ma lõikan välja. Okay. Et tuli meie juurde kaebusega, et mootor jätab vahele ja tal on tunne, et siis sidur libiseb. Ja võtsime mootori auto pealt maha ja niimoodi tegelikult see tööde maht järjest kasvas, et me avastasime järjest uusi asju. Et lõpuks tuli välja see, et keegi juba oli varasemalt proovinud siis remontida seda mootorit. Et näiteks võin tuua, et klapijuhtpuksid olid üle mõõdus lihtsalt surutud plokikaane sisse. Sinna otsa enam ei mahtunud siis õigesti klapisäärde tihendid ja klapisäärde tihendid olid katki läinud ja need osaliselt olid juba karteris. Ja tuligi siis plokikaanet samamoodi maha võtta ja plokikaanet siis täielikult remontida. Klapid vahetada, klapijuhtpuksid vahetada ja klapisäärde tihendid vahetada. Kas sa spetsialistina seda vaatasid, kas sa nägid seal sellist teadmatust, et eelmine remont oleks pood, kuskilt tellis, et kuidas saab üldse nii tegelikult peenesse või keerulisse mootorisse üks vale asi sisse minna? Või on see selline, et kuule, ma ei tea, pane midagi sisse võimalik, sest sul ju võib ju kohe lennata?
see on tõesti tegelikult arusaamatu, sest et sinna etappi juba jõuda. Ja just, et see ei ole selline kiire töö ju, et enne müüki teen ühe asja ära. Jah, et kus nüüd tuleb need ära vahetada, miks nüüd on need valed varuosad sinna pandud. Muidugi võin tuua ka selle välja, et sellele mootorile enam ei olnud saada originaal siis näiteks juhtpukse. Ilmselt seal kasutati mingisuguseid sarnaseid ja meie siis lahendus oligi see, et need tuli ise valmistada. Ehk siis, kes meil plokikaanad remontis, et need on kõik nii-öelda custom tööga tehtud. Okei, no see on veel eraldi küsimus, et kui te teete projektikaid ja mida vanemaks nad ju lähevad, seda vähem neid juppe on saada. Ja, et võib ka öelda, et praeguseks juba hakkab natuke vähemaks jääma neid varuasi, mida nendele Ferraride puhul siis saada on väga mootori spetsiifilisi mingisuguseid detaile, aga suures pildis isegi on päris hea seis, veermiku osi ja isegi mootori detaile on täitsa saada. Ja kas seda ilmselt olete näinud, aga kas seda on siis tihti ka tavaautodega, need Volvod ja Jeepid ja mis et võtad, hakkad mingit tööd tegema ja siis saad aru, et keegi on siin ennem nagu ikka kirvega kallal käinud või kokku hoidnud või kuidas, kes siis selle kinni siis maksab lõpp? Või tuleb seda ette, et tihti sa vihastad tööl ja mitte selle peale, et mingi jupp ei tule lahti, vaid lihtsalt eelmise tegija peale. Meil on päris tihti tegelikult tulnud ette selliseid olukordi, et õnneks meie töökojast välja ei ole kuulda, aga lihtsalt paneb ikkagi imestama mingisugused lahendused, et mis on tehtud ja kuidas on tehtud. Et meil on jällegi kujunenud selline kindel siis põhimõte ja kindlad töövõtted, et kuidas me neid mingisuguseid töid teeme ja me hoiame ikkagi enda seda standardit. Okei. Kuulad neid mingid Ferrari mootori lahtivõtmist, te peaksite, võib-olla teete, ma lihtsalt ei ole seal TikToki või siis Instat, lihtsalt selliseid lühi selline, et vaat siin on nüüd Ferrari mootor, tegime lahti, klappidega on nii, et sotsmeedia käima panna, kui te seal nuputate ja vannute. Jah, meil tegelikult just järgmisest nädalast nüüd tuleb uus sotsiaalmeedia inimene, et me otsime siin samamoodi siis sellist natuke nagu pereliikme moodi inimest, kes saaks vabalt ringi käia ja filmida ja saab meie kõigiga rääkida, et siis tulevad kõige paremad klipid ka. Jah. Aga mõne eksoodi või asja olete tagasi ka saatnud? Mis selles mõttes, kuule, et sorry, et meil praegult nagu tõesti, et see meie learning curve oleks siin praegult umbes 3 päeva enne, kui üldse saame aru, mis siin toimub ja projektide puhul me ei ole kedagi tegelikult tagasi lükanud. Ja siin eelmine küsimus oli ka selle nii-öelda rapsimise ja lõhkumise peale, et pigem sa peadki olema endas kindel, sa pead loogiliselt asju mõtlema, et sa ei saa minna lihtsalt midagi proovima ja nagu tõmbama sealt, et sa pead ennem ikkagi endale selle arusaadavaks tegema, et kuidas see loogiliselt võiks töötada ja sa hakkad nagu, kui ongi täiesti uus asi, et ja sa ei näe nagu kuskilt sinna sisse ka, et pigem ettevaatlikult ja mõistusega. Ma ei saa, nagu sa ütlesid, kliendi profiil on selline, et kes nagu Ferrari ostab, et ta ilmselt ei mõtle sellises, nii nagu võib-olla Volvo või Alfa omanik isegi, et et ei tea, kas ma ikka saan seda endale lubada ja aga kuidas need nullindate ja siis 10. Ferrarid, mis teieni on jõudnud, et kas ta on väga rikka inimese mänguasi või tegelikult, et kui sa teed oma need asjad, on seal mingid ootamatud probleemid, et keegi tuleb, kuule, et siuke asi juhtus, On ootamatusi tuleb nende autode puhul kindlasti ette. No tegelikult Ferraride puhul on ka ju mudeli põhiliselt, mis on odavamad ja mis on kallimad. Ostaksid? Nagu, olles ise, eks ju, oskad veel parandada ka, et milline nendest kuni 100 000. Ütleme, et see on jälle see on lai küsimus, kas sa tahad investeeringu mõttes, siin on autod, mis on nii kõvasti hinda pannud viimasel aastal, et ma just täna hommikul nägin uudist, et Ferrari maksis oma töötajatele 18 000 boonust, sest aasta 2025 oli lihtsalt nii edukas. No ja need on need uued ja ma tean, need vanad tegid ka siin vist üks... Jah, 3 autot panid väga kõvasti ülesse. Üks on praegu just Riistal tõstuki vahel. Olen näinud ka, võib-olla me isegi teame, räägime samast autost, aga et
aga no mõtle tehnilises mõttes, et millega sa nagu tahaksid pigem, ütleme, kui sa ei loegi rahaga, sa tahaks nii vähe, kui seda hooaega meil on, tahaks lihtsalt sõita, tahaksid natuke nagu võib-olla käia ka turvaliselt ka Audrus, eks ju, mitte ribadeks sõita, anda suvel niimoodi mõnusasti pähe, ei ole seda tunnet kogu aeg, et ei tea, nüüd jälle läheb Stellasse 2 kuuks selle pärast, et võib-olla hinna poolest need kuni 100 000 nagu siit läbi käis, et on näiteks Ferrari 360 Modena võib-olla oleks selline odavamate siis hoolduskuludega, et ta on muidugi 430 ja 360 on suhteliselt sarnased nii-öelda veermikosa ja selle põhja peal, aga 360 on siis minule vähemalt praegu teadaolevalt siis ainuke auto, millel on siis tagatulemüüris service luuk nii-öelda, et kus sa saad suuremad rihmatööd ja sellised asjad mootori peale ära teha. Aga jah, ta võiks olla teistel autodel ka see nii-öelda, aga ei oska öelda, miks ei ole. Tavaauto puhul tõmban selle, eks ju, fooliummütsi pähe, alati võid mõelda, et autotootja on mingid asjad meelega keeruliseks, sest ega see töötund ja varuosa, ega see on ju ka osa sissetulekust, ega see auto tulu ei lõppe ju siis, kui sa oled selle kliendile maha müünud, vaid ühed Julia taga õõtsad, eks ju, 800 eurot tükk või mis need olid, või puksid, silikonpuks ja allkäänmikes, jah. See oli mu hirm, miks ma auto maha müüsin. Juba on või? Nüüd on tegelikult lahendus olemas, et sa pead uuesti omale Julia tagasi. Või uue Julia Volvo kõrval. Just. Aga ma ikka püüaks selleni, kas põhimõtteliselt oleksite valmis, kas või juba selle pärast, et endal on põnev iga asja vastu võtma. Ma ei tea, umbes esimene Eesti inimene võtab selle löögi sisse, ostab omale selle Lamborghini Countachi, tõenäoliselt ta läheks võib-olla siis Eestis on Lambo esindus on päris tugev, aga ei taha sinna minna või ostab. Ma juba näen Ristal juba, kui sa mainisid Countach, silmad läks kohe põlema, et see sõltub ikkagi tegelikult, mis ta on. Et kui on sellised vanemad autod, ägedad iseloomuga masinad, ma arvan kindlasti meil oleks huvi seda teha, et pigem on nii, et need lihtsalt väga värsked masinad, need jäävad esinduse mängumaaks. Okei, et pigem see, et keegi tuleb hästi uue mingi SF90-ga ja siis, et pole endal põnev ja põnev on, aga... No meil on praegu on ju üks mega huvitav projekt, see nüüd ei ole Ferrari, aga see on, ma arvan, ka sulle südamelähedane, see on ju see Alfa Romeo GT Junior, mida me siis ehitame selle Alfa Holixi mastaapi, on ju, et ta tuleb see GTAR, on ju. Need on kõik natukene eri tellimusel, on ju. Aga see on puhas kätetöö, et see on, sellest võib Risto rääkida, tahan seda juba 1,5 aastat vist teinud. Kas Alfa Holixi selles mõttes tasemed, et kõik nagu viimse muntrini või te tellite, ma saan aru, et Alfa Holix tegelikult ju hakkas alguses lihtsalt juppe müüma ja siis nad said aru, et jumala hea business, et teeks äkki mõne auto ka. Võiks teha, jah. Aga kas te Alfa Holixi, siis ikka Alfa Holixi juppidega või... Ja ütleme, suures osas me kasutame Alfa Holixi välja töötatud juba lahendusi, et nad on tegelikult päris pikalt seda teinud, mõned lahendused on isegi päris head neil, nad on juba läbi töötatud, kompaktsed on läbi testinud, aga selle auto puhul me ei kasuta nüüd 100% nende juppe ja valmistooted, et on siin Euroopas on veel kohti, kus neid varuosi saab ja mingisuguseid lahendusi nad pakuvad. Et jah, enamus on võib-olla Alfa Holix, aga on ka muid lahendusi. Millal valmis saab? Tegelikult vist varsti läheb käima nüüd. Nagu projektiautodega ikka, nagu hea küsimus, millal valmis saab, mitte kunagi. Aga ütleme selles mõttes, et esimene hooaeg, kas ta võiks see aasta juba teedele jõuda või pigem... See aasta pigem võib-olla mitte, et praegu ongi see tehnilise poole ülesehitus, et kogu mootori jõuülekande, elektrisüsteemi ja kõik sellised asjad sinna tuleb veel külge projekteerida, sest ütleme, see on nagu resto mood, et tehnika on kõik on uus ja tänapäevan, et me ei kasuta seal mitte midagi. Me siis selle ajastu, põhimõtteliselt ainult kere ja kõik selline disain. Kere sai ka tegelikult natuke siin. Ja kere on ka tegelikult muudetud. Konkreetse auto puhul on muudetud, et oli tegelikult ju GT Junior late versioon või facelift, et 71. aasta auto, et kliendi soov oli, et ja talle kliendile meeldis vanem stiil, see step nose,
seal 60ndate kandis. Ja tegelikult siin ongi tagumised porikoopad ja esinina on siis ümber ehitatud, uued paneelid ja kere poole pealt üldse, et on tegelikult seal on võib-olla selline 15-20% on võib-olla seda originaalmetalli seal küljes, et kõik on ümber vahetatud juba. Keretöötud, et ise ei tee? Keretöödel meil on väga erinevad partnerid, et tegelikult meil ongi, kui sa suures pildis meid vaatad, siis meil on üsna mitu osakonda, et meil on tänaseks on automükk, meil on keretööd, mis on nii-öelda meie majaga keretööd ja siis see antud asi, mis siis oli nagu täiesti põhjalik restaureerimine, kus löödi plekitükk ja põhimõtteliselt ise toodeti toormaterjalist välja, istutati sinna kokku, et see on nii nišikas, et seal me kasutasime siis partnereid. Ja lisaks on meil ju siis kindlustused, et meil tegelikult hakkab nagu kogu kompott kokku saama. Meil lihtsalt ei ole kõik asjad nüüd ühes majas hetkel veel. Okay. No ma ütlen siin selle projektiga saaksin edasi rääkida ja nendest Ferraridest võiks ka siin lõputut jahuda, aga ma ei tea, aeg hakkab vaikselt täis saama ja lihtsalt endal oli põnev vaadata, et inimestel silmad säravad midagi tehes ja iga päev õpivad juurde ja ma ei tea, ma loodan, et teil siis läheb hästi ja siis, kui see junior sõitma läheb, siis vihjake ja vihjake omanikule ka, et siin me tahaksime kindlasti seda autot kajastada ja ma ei tea, on teil ägedaid projekte sealt, te võite alati vihjata, et meil on selline, mitte et onu anna sõita, vaid et kui keegi on nagu kihvt projekt ja omanik on selline ladna ja siis nagu mõnuga, hea meelega me kajastaks, teeks niimoodi pildid, räägiks, teeks, et see on meil nagu väga populaarsed rubriigid on need nii-öelda ehitatud Eestis asjad ja sisuliselt, ma arvan, sa võid iga nädal läbi tulla. No võt, siis hakkan esmaspäevase koosoleku teeme siis praegu meil on ju 360 Challenge Stradale on seal, et ma usun, see on kaamerale väga ilus. See on just. Võt, aga suur tänu, et tulite ja kuuleme jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.